Tere, minu nimi on Taavi Pae ja olen Tartu Ülikooli geograafia osakonnast ja üks selline teema, mis võiks kuidagi seostuda ka keskkonnateemadega, on kodukoha tundmine ja tundmine läbi kartograafia. Ehk siis praeguses töötoas vaataksime ühte lihtsat võimalust, kuidas enda kodukohast või ka endale huvi pakkuvast kohast teha üks atlas. Ja mitte, et me nüüd päris ükshaaval jõuaksime selle töötoa jooksul kõigi tehniliste nüanssidega ennast kurssi viia, aga vaatame lihtsalt mõningaid lihtsaid võimalusi, kuidas saaks oma kodukanti läbi kartograafia paremini tundma õppida. Ehk siis, et meil tänasel hetkel me võime öelda, et selleks, et teha üks selline õppevahendina või lihtsalt ka tutvustav oma kodukoha atlas, et selleks me ei vaja mingit väga suurt professionaalset tarkvara. Me teame, et kartograafias on väga palju selliseid väga keerulisi tarkvaralahendusi, et sellise lihtsa atlase või kaardikogu tegemiseks piisab, kui meil on normaalne internetiühendus ja leiame need kaarditeenust pakkuvad veebileheküljed ja kui me tahame päris juba vormistada midagi, siis võiks mõni lihtne kujundusprogramm ka olla, aga reeglina on need meil ju arvutis olemas ja loomulikult sealt edasi võib igaüks juba siis, võib kasutada kas või selliseid enda raamatu formaate on ju olemas, aga võib ka siis keerulisemalt juba ise midagi kujundada. Ja tutvume mõne siis sellise võimalusega, kuidas vanu kaarte kust leida ja kui ma internetis natuke ringi tuhnisin, siis leidsin ka ühe kohe sellise näite, kus on näiteks kodukoha atlas Rannu aleviku ühe talubaasil tehtud, et ehk me võime minna ühe talubaasile ka või seal paremal pool need kaardinäited on siis ühest ka Pühaste külast, kus on lihtsalt erinevaid siis vanu ajaloolisi kaarte pandud rivi. Et me võimegi mõelda, et ühelt poolt me võime lihtsalt käsitleda neid kaarte ka kui visuaalse vaatamisvõimalusena, aga tegelikult me võime ka kaarte vaadata kui üsna selliseid keerulisi objekte, mille põhjalt me võime ka mingeid järeldusi teha, eelkõige ehk kaarte vaadates võiks mõelda sellele, et need on üsnagi head maastikumuutuste näited. Nüüd Eesti riik on kartograafilises mõttes, me peame olema üsna õnnelikud, et meil on olemas selline siis kaardiportaal, mida haldab siis riiklik kaardiportaal, mida haldab Maa-amet ja õnnelik selles mõttes, et väga vähestel maadel on olemas sedavõrd hea ja lihtne, vähemalt visuaalselt vaadatav ja tasuta, ei pea mingeid makse maksma, ei pea isegi kuskile sisse logima, ehk siis praktiliselt kõik andmed, mis meil riigis kartograafiliselt korjatakse, koonduvad sinna ja võib ka öelda veel niipidi, et kuna meil on nii hea alus olemas, siis tekib tegelikult järjest rohkem igasuguseid kaardikihte juurde, mis põhinevad just sellel Maa-ameti kaardiserveril. Et ühelt poolt põhinevad sellel Maa-ameti kaardiserveril väga paljud riiklikud registrid, looduskaitse, muinsuskaitse, ohtlikud alad, piiranguvööndid igasugused. Teisalt me võime leida sellest Maa-ameti kaardiserverist ka selliseid mitteametlikke registreid, näiteks pärandkultuuri kiht, kust me leiame lihtsalt selliseid, et näiteks see on mingi vana hoone sellise kasutusega, ta ei ole muinsuskaitsel ega kultuurimälestis, aga me saame sealt teada. Nii et see on üks Eesti suur selline, või midagi, mis on Eestis tõesti vägev, et teades natuke meie naabrite samasugusteid asju, siis midagi sellist ei ole. Ja nüüd, kui me selle sama kaardiserveri
põhjalt edasi läheme, siis selles kaardiserveris on ka väga palju ajaloolisi kaarte ja see on siis see teema, millest natuke tahaks siis pikemalt rääkida. Muidugi esmalt, kui me hakkame mingi koha kohta mingit infot otsima, siis üks selline väga lihtne, ilmselt paljud teist on selle oskavad ja võib-olla see on liiga selline triviaalne, aga see, et kuidas siis üldse selle kohani jõuda, kui midagi leida, siis me võime leida läbi aadressi välja, mis on seal üleval, kus näha otsing on siin praegu, aga võib ka hiirega rullida endale huvitavasse paika, ehk siis see on selline klassikaline sisse-välja suumimine, et siin on nüüd jah, et võib-olla geograafidele ja kes on seda tööriista palju kasutanud, et nende jaoks see tundub võib-olla selline, kõik ju oskavad, aga kindlasti on ka neid, kes väga pole seda siis geoportaali näppinud, siis et ikkagi see koha leidminegi võib-olla vaeva võtta, aga sellega saate ilmselt üsna kergesti hakkama. Nüüd veel, mis tähelepanu tasub või kust üldse see huvitav kaartide maailma avaneb, on siis see on nüüd see geoportaali avaleht, eks ju, te näete põhimõtteliselt ortofotot või aerofotot, siis all vasakul kaardipildis näete, et see praegu on seal sisse lülitatud hübriidsõna, aga tegelikult te saate, kui sinna hübriidi peale klõpsate, saate väga erinevaid siis kaarte vaadata. Hübriid, ortofoto, lihtsalt kaart, ma ei teagi, mis seal sulgudes, ei tule kohe meelde, aga reljeefivarjutusega kaart, see reljeefikaart on väga põnev, see on siis lidari andmetele põhinev ja ka lihtsalt mustvalget kaarti, ehk siis te saate väga erinevaid tänapäevaseid kaarte võtta. Need on nüüd kõik tänapäevased kaardid, ehk siis kõige klassikalisem on, et vaadata ortofotot näiteks ja siis vaadata tänapäevast põhikaarti ja reljeefikaarti, et saate oma kodukandist väga hea ülevaate ja põhimõtteliselt võite ka nende andmete põhjal enda kodukandi atlase teha. Nüüd üks asi, mida tuleb selle zoomimisega, millele tuleks tähelepanu juhtida, on see, et juhul, kui te seda kasutate, siis näiteks põhikaardi puhul, et te peate selleks, et näha nüüd päris oma kodukanti seda lõpliku täpsusega, kartograafilises mõttes lõpliku täpsusega, te peate sisse suurendama. Ehk siis teatud andmekihid lülituvad alles teatud suurendusastme puhul sisse, sest vastasel juhul oleks kaart väga kirju, nii et julgesti proovida ka sisse suurendada ja siis näete seda lõpptäpsust. Nüüd aga antud töötoa mõttes tähtsam on see, et jõuda kuidagi ajalooliste kaartideni ja selleks tuleb nüüd vahetada, et kui sellel avaekraanil näete vasakul üleval on seal sõna maainfo, sealt tegelikult saab sisse lülitada ka katastrikaarte ja kõike, näete oma katastri piire, aga see maainfo, mis seal vasakul üleval on, sealt ripikmenüüst, kui sinna vajutada, avaneb terve rida siis erinevaid teemasid ja tuleb üles leida ajaloolised kaardid. Et näete, nüüd seal punase kastiga on siis see märgitud, et ajaloolised kaardid. Ja siis teile avaneb selline vaatepilt, nagu siin ees on ja see siis ongi ajalooliste kaartide siis andmebaas põhimõtteliselt. Te näete, paremal jooksevad siis erinevad kaardid, siit läheb veel allapoole ka, et põhikaart 20 000, katastrikaart 10 000, skeemiline katastrikaart 10 000 ja igal pool te näete ka mingid aastad on taga, ehk siis praegusel juhul näiteks siin ees, mis mul näidatud on, see on Eesti põhikaart, trükitud põhikaart, et kui me tänapäeval vaatame sealt arvutist seda põhikaarti, siis tegelikult Maa-amet annab välja ka siis trükituna põhikaarti, mille esimesed kaardilehed pärinevad 90. aastate keskpaigast ja need on osalt palju täpsemad või sinna on kaasatud palju rohkem ka näiteks kohanime informatsiooni
ja kui me tänasel hetkel mõtleme, et esimesed kaardid on 90-ndatest, siis need on juba üle 20 aasta vanad, et me võime öelda, et need on ka juba omaette ajaloolised kaardid. Nüüd, kui te seda vaatate, te näete, et siin on valgeid laike palju. Ja nii ongi, et kogu Eesti ala ei ole topograafilise siis põhikaardiga kaetud, et suur osa Pandivere kõrgustikust ja Põhja-Viljandimaast ja muid alasi ka veel siin. Nii et kaartide puhul me siis puutume sageli kokku sellega, et nad ei hõlma tervet Eestit, kui me räägime niisugustest suuremõõtkavalistest kaartidest. Et ehk siis näiteks, kui te seda paremal poolt rivi vaatate, siis ülevalt 3. on skeemiline katastrikaart 10 000, Eesti-aegne katastrikaart 30. aastatel tehtud, kaart, mille põhjal väga paljud näiteks maad anti tagasi, mille piirid on üks siis maareformi alus, siis te näete, et näiteks Saaremaa puudub siin. Ehk siis see parempoolne rivi annab teile kaardipildis ka kohe siis kätte selle, et näiteks kui te olete Saaremaalt, siis skeemilist katastrikaarti selle ala kohta olemas ei ole. Midagi ei ole teha ja ega seda ei tule ka kuskilt, nii et see on asi, millele peab tähelepanu pöörama. Nüüd see ajalooliste kaartide rakendus jaguneb oma korda veel mitmeteks kaartideks ja see, mis ma just näitasin, et see valik seal tulebki lahti omakorda, et kui siia ajalooline vajutada, siis tuleb see niisugune ripikmenüü, et on ajaloolised kaardid, kus oli siis see nii-öelda trükitud põhikaart ja teised seal see katastrikaart. Aga seal jaotuses on veel mitu siis alajaotust ja üks suuremaid nendest on märgitud siis NL-kaart ehk siis Nõukogude Liidu topograafiline kaart. Et kuigi need on ka ju ajaloolised kaardid, siis nad süsteemi mõttes paiknevad seal eraldi. Nii et see suur pärand, mis meil on Nõukogude Liidu kartograafiast, on eraldi kataloogis, et võib öelda, et selle ajaloolise all on rohkem siis selline 19-20 sajand meie tsaariaegsed ja Eesti-aegsed kaardid ja pluss siis ka uue Eesti-aegsed kaardid ja Nõukogude Liidu kaardid on siis eraldi kataloogid. Nii et see suur pärand on siin eraldi, et seda ma tean, et sageli ei leita seda ülesse. Ja siin on ka mõningaid teisi huvitavaid, näiteks fotoplaanid leiab ka nõukogudeaegseid siis aerofotosi põhimõtteliselt, et mida on ka väga huvitav siis jälgida, et millised on maastikumuutused olnud siis võrreldes tänasega. Nüüd ega siis selles mõttes muud polegi, et tuleb lihtsalt välja valida endale sobiv ala, suurendada endale vastav piirkond ülesse ja nüüd Maa-ameti kaardiserveris on võimalus siis ka pilte või neid kaarte alla laadida. Ja seal on mitu võimalust, on võimalus laadida neid siis joonisena või pildifailina ja võimalus ka PDF-ina salvestada ja PDF-ina salvestades on hea võimalus neid seal ka öelda neile üks sama mõõtkava, et me ühel hetkel jõuame siin paari sõnaga ka mõõtkavast rääkida, et need on lihtsalt katsetamiseks, et põhimõtteliselt võite ka, kui teil on ju ilusa hea resolutsiooniga siis ekraan, võite ju sealt ka lihtsalt print screeniga põhimõtteliselt endale huvitavat ala välja valida ja kui te pärast salvestate nad näiteks kõik ühte folderisse, siis saategi sellise ilusa järjestuse juba. Nii et siin näiteks ongi praegu mul lahti Nõukogude Liidu topograafiliste kaartide see valik. Te näete siin paremal jällegi jookseb terve hulk igasuguseid, siin on need märgised, need on O-seeria või C-seeria märgid, aga põhimõtteliselt, et siin on näiteks 25 000 kaardid praegu ees, neid on väga mitmetest ajajärkudest ja siis siin tulebki valida siis, et kui tahta endale siis, et milline võtta. Ja nüüd, kui on teil palju pildifaile või PDF-e koos, siis te võite näiteks PDF-id kokku liita või pildifailid kokku liita
kujundada peale näiteks veel, mis aasta kaart see on ja saate ilusa järjepideva kaardi atlase või kaardikogu. Et näiteks siin üks näide sellest, et kuidas ma tegin ühe valiku ühest Eesti kohast, võtsin selleks Munamäe ümbruse või Haanja ümbruse ja siin tuleb nüüd mängu veel üks aspekt, millele tuleb tähelepanu juhtida, on see, et kaartide mõõtkava, et meil oleks, kui me tahame niiviisi ilusti võib-olla võrrelda kaarte mingite maastikumuutuste osas näiteks, siis kõrvuti on hea panna suhteliselt sama suure mõõtkavaga kaarte. Et tänapäeval nüüd mõõtkava on ju selline asi, et me võime välja printida, arvutis suurendada, mõõtkava võib muutuda väga palju. Aga tegelikkuses on mõõtkava mõte on olnud ka alati ju see, et info hulk kaardil vastab mõõtkavale. Et ehk siis me võime tänasel hetkel arvutis 300 000 kaardi suurendada ka 10 000 kaardi suuruseks, kuid seal lihtsalt ei ole enam informatsiooni. Nii et kui me tahame niisugust ilusat, võib-olla mingit järjepidevat jätku kaartide seeriat, siis oleks hea leida sama mõõtkavaga kaardid. Ja siin ongi üks näide, kuidas on Eesti topograafiline kaart 20 034. aastast, seal Suur Munamägi näha, siis 69. aasta kaart, mis on natukene teises mõõtkavas, küll üks 25 000, ja Eesti trükitud põhikaart siis 96. aastast, tänases hetkes ka juba 24 aastat vana. Sinna otsa võiks panna siis ju näiteks ka tänase arvuti põhikaardi, eks ju, ja siit saab juba välja lugeda ka maastikumuutusi, eelkõige, kuigi värvidega natuke arusaamine võtab siin aega, aga see vasakpoolne kõige vanem kaart näitab selgesti, kuidas Munamäe ümbrus on olnud valdavalt põllumaa, ehk siis valged alad on kõik põllud ja kõige parempoolne kaart on valge, tähendab kõik metsa siis, eks ju, et Haanja võrgustiku metsasus on siis väga palju muutunud, nii et selline järjestus ja eks ja see on lihtsalt üks näide, kuidas mitmed kaardid saab üksteise otsa panna. Nüüd oma kodukandi atlase puhul nii või teisiti te jõuate või kaartide vaatamisel jõuate ka siis ikkagi pigem nendele topograafilistele kaartidele. Ja nagu ma juba ütlesin, et nendel võib olla üks asi see, et neid ei ole kõigi alade kohta. Ja teine asi on see, et ikkagi tuleks tähelepanelikult vaadata, et mis aastast see kaart on. Et ehk siis tegelikult, nagu te siin praegu kaardi peal näete, et siin on välja võetud Nõukogude Liidu topograafiline kaart 1,25 000, mille üldinfos on kirjutatud, et 1966 kuni 1986 on seda seeriat tehtud. Võib arvata, et see katab tervet Eestit ka. Ja 66 kuni 86 on 20 aastat, päris pikk aeg, eks ju. Aga tegelikkuses on ju iga selle kaardi servale kirjutatud täpselt selle kaardi koostamise aeg. Lihtsalt Maa-ametis on need kaardid üksteisega kokku pandud ilma kaardiraami nägemata. Aga tegelikkuses on seal jäetud alles siis ka see metainfo on siis andmete kohta, ehk siis andmed selle kaardi kohta, et kui te nüüd klõpsate, olles seal ajalooliste kaartide juures vasaku kliki peale, siis teile avaneb see metaandmete kiht ja te näete, et antud juhul see vasakpoolne kaart, et siis see Vaskme järve kohalt läheb see kaart pooleks või hakkab teine kaardileht, et see kaart on tegelikult siis 1969 tehtud. Et te saate siis täpselt teada, et selle kaardi puhul siis kuidas teda võrrelda siis teistega, nii et see info on seal ka olemas. Nii et pärast, kui näiteks oma kodukoha atlast kujundada, siis saate sinna selle lisada, et 69 aasta seisuga oli maastik just selline. Nüüd mõned tähtsamad kaardid, mida võib-olla või üks lihtsam järjestus
kui me räägime topograafilistest kaartidest, et mis võiks näiteks katsetuseks teha, et võib-olla esimene valik, kus on alati 3-verstane kaart ja selle te leiate sealt ajalooliste kaartide alt. See on esimene topograafiline kaart, mis hõlmas tervet Eesti ala, pärineb siis 19. sajandi keskpaigast, küll tema mõõtkava on palju väiksem, kui me siis hiljem võime tegelikult vaadata. Siis paljud sellised Eesti ilusad kaardiseeriad võiks hakata, kui jätta see 3-verstane välja, ka verstasest kaardist, mis siis on 19-20. sajandi vahetuselt mõõtkavaga 1,42 000, ehk siis selle mõõtkava on juba üsna suur ja detailne. Siin vasakul ongi see 3-verstane Haanja ümbrus, võib-olla Vaskna järv on sealt ära tuntav ja paremal pool on siis ka 1-verstane, kus näha üsna tihedalt ka horisontaale, seal osalt on küll Eesti nimedega, need on peale trükitud sinna. Need verstane ja 3-verstane võib-olla nende üks probleem on see, et kuna nad on sageli paljukordsed ületrükid, et nad ei ole kaunid, aga nad on mustvalged ja seetõttu võib-olla mitte kõige niisugused ilusamad, aga midagi paremat meil ju võtta ei ole. Klassika on muidugi siis Eesti Vabariigi aegsed topograafilised kaardid, millest siis, mida tehti 2 mõõtkavas, 25 000, mul enne vist oligi seal natuke viltu, oli 20 000 pandud 25 000 ja 50 000 mõõtkavas läbi kogu Eesti Vabariigi perioodi. Nendega on küll siis see paha lugu, et neid ei jätku terve või neid ei ole terve Eesti kohta, nii et 25 000 tegelikult on üsna vähe see Eesti ala kohta, nii et õnne peab ka olema. Siis Nõukogude Liidu topograafilistest kaartidest me rääkisime, neid on väga palju erinevates mõõtkavades, kõige suurem mõõtkava siis 1/10 000 ja niisuguse, ütleme, atlased või klassikalises mõttes võib-olla see 50 000 võiks olla kodukandi atlase mõttes kõige väiksem mõõtkava, sest seal edasi läheb informatsioon vägagi juba üldiseks ja siis see põhikaart, mida sai ka näidatud, et just see trükitud kaartide osa, mille ajalugu läheb 90-ndatesse, et see on juba tänaseks hetkeks üsnagi ajalugu, nii et selline üks väike valik, aga loomulikult võib ka juurde võtta igasuguseid veel vanemaid kaarte, Rückeri atlasest, Mellini atlasest, et see valik on päris suur. Nüüd, kui see Maa-ameti kaardiserver on võib-olla ammendanud, siis tegelikult on veel mitmeid kohti, kust võib leida kaarte. Ja kindlasti on üks tähtsamaid kohti selleks Eesti Rahvusarhiivi kaardiserver, et ehk siis enamik meie ala kohta tehtud käsikirjalisi kaarte paikneb Rahvusarhiivis. Ja seal on siis ka olemas oma otsingumootor, seal saab otsida siis kaartide pealkirja järgi, ehk siis muidugi võibki alustada eestikeelsest külanimest või mõisanimest, aga paljudel juhtudel peab arvestama, et need ajaloolised kaardid sisaldavad pealkirjas siis selle ajaloolist nimekuju. Et ehk siis näiteks ka Tartu ei ole seal Tartu, vaid on Torpat paljudel juhtudel. Ja võib ka olla vene keeles, nii et tasub siis proovida ka neid siis ajaloolisi nimekujusi ja kui selles, mis te näete, on seal ka täpsem otsing, siis tegelikult seal saab otsida ka Eesti kaardi peal, ehk te märgite ära mingi ala, mis kaarte te tahate ja siis teile pakutakse ka, et see ala ei tohiks väga suur olla, muidu ta pakub väga palju. Nii et see kaardiserver on ka just mõisa- ja talukaartide osas, mille interpreteerimine võib-olla on raskem, väga hea koht ja sealt, kui väga täpselt head faili tahate, siis te peate selle küll väikse raha eest ostma, aga arvutiekraanil vaatamiseks on seal ikkagi kõik ilusti olemas. Ja siin ka üks näide näiteks, seesama Haanja kant ja mulle endalegi üllatuseks Munamägi on seal paremal all näha, see on siis parempoolne kaart on tänane põhikaart ja vasakpoolne kaart on
kuskil oli märgitud 1790, ta võib ikkagi ka hilisem olla, 18. sajand. Aga tundes seda kanti üsna hästi, siis tekkis kohe mingi selline, vaadates siis seda vana, ligi 200 aastat kaarti, et selline suur järv on Haanja mõisa juures, et tänasel hetkel tean, et seal on Haanja suusarajad ja üks väike järvekene on. Ja hakkasingi tänase päeva topograafiat vaatama, markeerisin selle järve siia ilusti ära ka ja on väga selgelt näha, et siin on olnud üsna suur järv siis Haanja mõisa juures, millest tänaseks hetkeks on siis väike järveke ja küsimus on, et kuna see kadus, tõenäoliselt mõisnik või mõis lasi selle kuivendada selle ala, et saada omale heinamaad juurde, aga täpselt ma ei tea, ühelt poolt siis ärgitaks nagu kohe uurima, et mis seal toimus, et kas on kirjalikke allikaid või ongi ainult kartograafia see ainukene, mis annab meile mingi märgi sellest toonasest siis suurest järvest. Et kui sellised kaardid on teil kodukoha atlases kõrvuti, siis see võib panna mõtte ju tööle. Tegelikult on meil veel terve rida kohti, kus ajaloolisi kaarte leida ja siin ma toon mängu siis rahvusatlase, mis aasta tagasi ilmus, et rahvusatlases siis on toodud Eesti kohta väga palju selliseid üldgeograafilisi või ütleme suure mõõtkava või väikse mõõtkavalisi kaarte, tähendab just väike mõõtkava tähendab seda siis, et ei ole väga detailne. Et ka need võivad ju midagi meile alati rääkida siis ja rahvusatlas on üles ehitatud just selliselt, et seal on siis erinevad teemad, kust siis jookseb ajalises järjestuses see teema kuni tänapäeva välja, et näiteks miks mitte ei võiks allata mõni kodukoha atlas ka sellest, et kuidas on näiteks haldusjaotus selles piirkonnas kujunenud. Ja näiteks see kaart, mis siin ees on, et see ongi näiteks Eesti valdade kaart 30. aastate lõpust, kus pealtnäha on see sigri-migri, aga tegelikult selle kaardi leiate interneti avarustest üles, kui te kasutate raamatukogude vahelist infoserverit Ester ja Estrist te leiate Eesti rahvusatlase kõik ajaloolised kaardid üles. Antud kaardi puhul te jõuate küll tegelikult ringiga Rahvusarhiivi kaardiserverisse, aga see selleks. Tänapäeval võib öelda, et kui te kirjutate isegi Eesti valdade kaart, siis Google'isse, siis Google on ka ju üks suur server, ta peaks selle üles leidma. Aga et ühesõnaga rahvusatlase abil te leiate palju selliseid üldabistavaid kaarte, et ehk siis antud näite puhul, et miks mitte üks kodukoha atlas ei võiks alata ka sellistest üldisematest kaartidest, mis näitab, et millise valla alla näiteks on ajalooliselt see piirkond kujunenud ja alles siis lõpuks atlase lõpuosas jõuda detailsemate oma piirkonna kaartideni, et see on ka üks võimalus. Nii et läbi Esteri, kus on rahvusatlase kaarte ja paljud siis meie kaardid on digiteerituna olemas ka sellises siis serveris nagu Tigar, mis on siis Rahvusraamatukogu poolt üleval hoitav koht, kus on erinevaid siis ajaloolisi kaarte, neid palju te saate isegi lausa alla laadida ja neid seal siis ka vastavalt oma vajadusele modifitseerida. Ja lõpetuseks veel üks võimalus, kuidas seda atlast võib-olla veel illustreerida, et ehk siis kaardid on ühelt poolt küll ju väga head maastiku sellised momendi näitajad, kuid tegelikult hakkab see kaart võib-olla paremini tööle, kui meil on olemas ka mingi visuaalne pilt. Ja selleks on üks suurepärane rakendus internetis olemas, milleks on selline kodulehekülg nagu ajapaik, www.ajapaik.ee. Ja mis teeb ta eriliseks on siis see, et kui igasuguseid ajalooliste pildipankasid võib meil olla palju, aga ajapaigas on siis need pildistamise kohad ka kaardiga seotud.
Ehk siis, kui me praegu siin näeme seal samas paremal pool on suur Munamägi, siis lõuna poolt pildistatuna seal hästi ei ole näha, aga üks sinine mumm, mis sealt on, või ei, üks siis must väike selline kolmnurk, siit kohast on tehtud see pilt 30. aastatel suure Munamäe peale, me näeme teistmoodi torn veel ja milline on maastik, siin mingid viljavihud, et miks mitte kasutada siis ka ajaloolisi fotosid sellise kodukoha atlase ilmestamiseks. Selle ajapaiga puhul peab küll ütlema, et rohkem on seal praegu linnaga seotud pilt, aga miks mitte kodukoha atlas võib ka olla tegelikult täiesti linnaga seonduvalt koostatud. Et see oleks lühidalt üks sissevaade, milliseid kartograafilisi siis teavikuid me võiksime leida lihtsasti Eesti erinevatest kohtadest, kindlasti alustada Maa-ameti kaardiserveri ajalooliste kaartide osaga ja vaadata üle ka siis Rahvusarhiiv ja ka rahvusatlase valik, mis on läbi Esteri siis ajalooliste kaartide osas ka kõigile kätte saada. Head kodukoha atlase koostamist. Tänan tähelepanu eest.